18. jaanuaril 2026, täpselt kell 11.34 UTC, juhtus midagi, mis pani kogu planeedi teadlased ärevalt ekraane jälgima. Päikese pind plahvatas. Mitte tavalise väikese purskega, vaid X-klassi 1,95 Vespiškaga. Üks võimsamaid energiapurskeid, mida meie täht on viimase 2 aasta jooksul tootnud. Selle ühe hetkega vabanes rohkem energiat, kui kogu inimkond on oma eksisteerimise jooksul tootnud. Ja see energia liikus täpselt meie suunas. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulete, möödub maa läbi magnetvälja tormi, mida klassifitseeritakse kui G3 kuni G4 tase. Teie taskus olev telefon, GPS, teie autos, satelliidid üle teie pea. Kõik see eksisteerib äärmiselt habras tasakaalus nähtamatu jõuga, mis just praegu ründab meie planeeti kiirusega üle 1 miljoni kilomeetri tunnis. Aga miks just nüüd? Miks jaanuar 2026? Vastus peitub tsüklis, mida enamik inimesi ei tea eksisteerivat. Päike ei ole stabiilne. See pole lihtsalt kollane kera taevas, mis valgustab teie hommikukohvi. Päike on elus organism. Pulseeriv, hingav, vahel raevukas masin, mis järgib oma sisemist rütmi. Iga 11 aastat muutub meie täht. Magnetväljad tema pinnal keerduvad, põimuvad, rebivad end lahti. Ja kui need väljad lõpuks purunevad, vabaneb energia. Kujutage ette magnetvälja nii võimsat, et see võiks tõsta miljoneid tonne plasma õhku. Nüüd kujutage, et see väli järsku kaob. Plasma kukub tagasi, aga mitte vaikselt. See plahvatab väljapoole kosmosesse kiirusega 3000 kilomeetrit sekundis. See on koronaalne massipurse. Ja 18. jaanuaril oli maa täpselt valel kohal, vales ajas. Dr. Tamita Skov, kosmoseilmafüüsik NASA Jet Propulsion Laboratorist, nimetas seda otseseks löögiks. Mitte libisev, mitte osaliselt mööda minev, otsene kokkupõrge maa magnetsfääriga. Selline, mis juhtub võib-olla kord või 2 aastas, kui üldse. Aga see pole lihtsalt üks sündmus. See on märk. Päike on praegu oma 12. tsükli maksimumis. Tsükkel number 25, kui olla täpne. Algas 2019 aastal, saavutab haripunkti just praegu, 2026 kuni 2027. Ja iga maksimumi ajal muutub päike ettearvamatus. Päikeselaigud, tumedad piirkonnad magnetilise aktiivsusega, ilmuvad 10 kaupa. Mõned neist on suuremad kui maa ise. Piirkond AR3570, kust 18. jaanuari Vespiška tuli, oli jälgitud juba nädalaid. Teadlased teadsid, et see on ebastabiilne. Nad nägid, kuidas magnetväljad seal keerdusid üha tihedamaks. Aga täpset hetke, millal see plahvatab, ei saa keegi ennustada. Päike ei järgi meie ajakavasid. Kui Vespiška lõpuks toimus, registreerisid seda instrumendid üle kogu maailma peaaegu hetkega. Röntgeni kiirgus jõudis maani 8 minuti ja 20 sekundiga, valguse kiirusel. See ioniseeris meie atmosfääri ülemisi kihte, häirides raadiosagedusi. Lühilainelised raadiojaamad kaotasid signaali. Lennukid polaarpiirkondades jäid ajutiselt ilma side- ja navigatsioonisüsteemidest. Aga see oli alles esimene laine. Tõeline oht oli teel. Koronaalne massipurse, miljardeid tonne elektriliselt laetud plasma, liikus läbi kosmose meie poole. 36 kuni 48 tundi hiljem jõudis see maa magnetsfäärini. Ja siis algas torm. Magnetväli, mis kaitseb meid kosmilise kiirguse eest, hakkas võnkuma. Kujutage ette nähtamatut kilpi ümber planeedi, mis järsku lainetab nagu purje tuules. Laetud osakesed tungivad läbi pragude, voolavad mööda magnetjooni polaartesse piirkondadesse. Seal, kus nad kohtuvad atmosfääriga, süttivad virmalised. Rohelised, punased, violetsed kardinad taevas. Nähtavad isegi lõunapoolsemates laiuskraadides kui tavaliselt. Aga virmalised on ainult nähtav osa. Nähtamatu osa
on ohtlikum. Satelliidid Maa orbiidil satuvad rünnaku alla. Nende elektroonika, mis on disainitud töötama peaaegu vaakumis, peab nüüd taluma kiirguse ja laetud osakeste bombardeerimist. Mõned satelliidid lähevad automaatselt turvarežiimi, lülitavad välja mittevajalikud süsteemid, et kaitsta kriitilisi komponente. Teised ei pruugi seda jõuda teha. 2022 aastal veebruaris hävitas sarnane magnetvälja torm 40 SpaceX Starlink satelliiti. Nad olid just orbiidile lastud, veel madalal kõrgusel, kui torm tabas. Atmosfäär paisus üles, laetud osakesed soojendavad õhku, see laieneb kõrgemale. Satelliidid kohtusid ootamatu takistusega, aeglustusid, kukkusid tagasi maa poole. 40 satelliiti, igaüks maksmas $100,000, põlesid atmosfääris tuhaks. Ja see oli ainult G1 torm. Praegune on G3 kuni G4. Elektrivõrgud on samuti haavatavad. Kui magnetväli muutub kiiresti, tekitab see elektrivoolud maapinnas, geomagneetiliselt indutseeritud voolud. Need voolud voolavad läbi transformaatorite, kuumendavad neid, võivad põhjustada rikke. 2009 aastal Kanadas jättis magnetvälja torm 6 miljonit inimest elektrita 9 tunniks. Transformaatorid sulavad ja neid ei saa kiiresti asendada. Mõned neist on unikaalsed, tellitud spetsiaalselt. Tootmine võtab kuid. Aga on veel üks mõju, millest räägitakse vähem. Inimkeha. Teadlased on juba aastakümneid uurinud seost magnetvälja tormide ja inimeste tervise vahel. Dr. Oleg Šumilov Venemaa Põhjageofüüsika instituudist leidi, et magnetvälja tormide ajal suureneb südameinfarkti juhtumite arv kuni 15%. Dr. Kelly Posner Columbia ülikoolist avastas korrelatsiooni tormide ja psühhiaatriliste kriisidega. Miks? Meie keha on elektriline. Süda lööb tänu elektrilistele impulssidele. Aju töötab elektriliste signaalide kaudu. Ja kui planeet, millel me elame, on ümbritsetud võnkuvast elektromagnetilisest väljast, mõjutab see meid. Mõned inimesed teatavad peavalust, unehäiretest, ärevusest, teised ei tunne midagi. Aga statistika näitab mustrit. Praegu, kui G4 torm möödub läbi maa magnetvälja, on miljonid inimesed seda tundmata mõjutatud. Aga miks just jaanuar 2026? Miks mitte aasta tagasi või aasta pärast? Vastus on tsüklis. Päikese 11-aastane tsükkel pole täpne. Mõnikord kestab see 10 aastat, mõnikord 13. Aga muster on alati sama. Miinimum, kui päike on rahulik, seejärel järk-järguline tõus aktiivsusesse, maksimum, kui vspõškad ja massipurskad on sagedased, siis langus tagasi miinimumi. Tsükkel 25 algas detsembris 2019. Teadlased ennustasid, et maksimum saabub umbes 2025. Aga päike ületas ootused. Aktiivsus kasvas kiiremini kui prognoositud. Päikeselaigud ilmusid rohkem, kui arvutused näitasid. Ja nüüd, 2026, oleme täpses maksimumi südames. See tähendab, et 18. jaanuari vspõška pole viimane. Dr. Skov hoiatas, et piirkond AR3570 on endiselt aktiivne. Magnetväljad seal pole stabiliseerunud. Järgmised päevad, võib-olla nädalad, võivad tuua veel vspõškaid. Ja kuna päike pöörleb, üks täispööre 27 päevaga ekvaatoril, võib sama piirkond pöörduda uuesti maa poole. Aga on ka teisi piirkondi. Päikese pind on kaetud magnetilise aktiivsusega. Mõned piirkonnad on alles tekkimas, teised kaovad. Ja igaüks neist võib plahvatada. NASA Solar Dynamics Observatory satelliit, mis jälgib päikest 24 tundi ööpäevas, saadab pidevalt pilte. Teadlased analüüsivad neid, otsides märke ebastabiilsusest. Aga ennustamine on endiselt ebatäpne. Me võime näha, et piirkond on ohtlik, aga mitte täpselt, millal see plahvatab.
ja me ei tea, kas massipurse liigub maa suunas või mööda. Kosmoseilm on täis ebakindlust. Kujutage ette, et te elate majas, mille kõrval on vulkaan. Te teate, et vulkaan on aktiivne. Te näete suitsu, tunnete värinaid, aga te ei tea, millal täpselt see purskab. Ja te ei saa kolida. See on meie olukord päikesega. Aga me ei ole abitud. Viimase 50 aasta jooksul on inimkond ehitanud võrgu satelliite ja maapealseid observatooriume, mis jälgivad päikest. Soho satelliit, mis asub Lagrange punktis L1, stabiilne punkt maa ja päikese vahel, saadab hoiatusi koronaalsetest massipursetest. ACE satelliit mõõdab päikesetuult enne, kui see jõuab maani. TSCOVR satelliit annab meile umbes 15–30 minutit hoiatusaega enne, kui torm tabab. 15–30 minutit. See on kõik, mis meil on. Aga isegi see lühike aeg võib päästa satelliite, kaitsta elektrivõrke. Operaatorid saavad lülitada süsteeme turvarežiimi, vähendada koormust, valmistuda löögiks. Ja me õpime. Iga torm annab meile andmeid. Iga vspiška õpetab meile midagi päikese kohta. Me ehitame mudeleid, täiustame prognoose. Aga päike on keeruline. Tema magnetväljad on kaootilised, mitte lineaarsed. Väikesed muutused võivad põhjustada suuri tagajärgi. See on süsteem, mida me alles õpime mõistma. Dr. Scott McIntosh, teadlane National Center for Atmospheric Researchist, avaldas 2020 aastal uuringu, mis näitas, et päikesetsükkel pole üks, vaid 2 kattuvat tsüklit. Üks poolkeral, teine teisel. Ja kui need tsüklid lõpevad samaaegselt, algab uus tsükkel erakordselt võimsalt. See võib seletada, miks mõned tsüklid on tugevamad kui teised. Tsükkel 25 võib olla üks neist tugevamatest. Ja me oleme alles keskpaigas. Järgmised 12–18 kuud toovad tõenäoliselt veel X-klassi vispuškaid. Mõned neist tabavad maad, teised mitte. Aga statistiliselt, mida rohkem vispuškaid toimub, seda suurem on tõenäosus, et üks neist on täpselt õiges kohas õigel ajal. Või valel ajal, sõltuvalt perspektiivist. Ja siis on veel üks mure. Superväljak. Carringtoni sündmus. 1. september 2859. Astronoom Richard Carrington jälgis päikest oma observatooriumis Inglismaal, kui ta nägi midagi uskumatut. Eredat valgust päikese pinnal, nähtavat isegi läbi filtrite. Vispuška oli nii võimas, et see ioniseeris maa atmosfääri kohe. 17 tundi hiljem tabas massipurse maad. Virmalised olid nähtavad Kariibi mere kohal. Telegraafisüsteemid üle Euroopa ja Põhja-Ameerika läksid hulluks. Juhtmed säädemlesid, operaatorid said elektrilööke, mõned seadmed süttisid põlema. Aga 2859 aastal ei olnud elektrivõrke, satelliite, GPS-i. Mõju oli piiratud. Kui Carringtoni tüüpi sündmus juhtuks täna, uuringud näitavad, et kahju võiks ulatuda triljonitesse dollaritesse. Elektrivõrgud võiksid olla väljas nädalaid või kuudeks. Satelliidid võiksid kaotada kontrolli, GPS lakkaks töötamast. Finantssüsteemid, mis sõltuvad täpsest ajastusest, võiksid kokku kukkuda. Lennuliiklus oleks kaoses. Internet võiks osaliselt lakata töötamast. Ja kõige hullem, me ei tea, millal see juhtub. Carringtoni sündmus oli umbes 2859. Järgmine sarnane sündmus oli juuli 2012. Aga massipurse möödus maast. Kui see oleks tabanud meid, oleksime nüüd võib-olla endiselt taastumas. Statistiliselt juhtub Carringtoni tüüpi sündmus umbes kord 100–200 aasta jooksul. Me oleme juba 167 aastat pärast viimast. Aga see ei tähenda, et järgmine on varsti. Ega ka seda,
et see pole homme. Päike ei hoolitse meie statistikast. 18. jaanuari Wspiška oli 10,1,95. Carringtoni sündmus oli hinnanguliselt 10,45 või rohkem. 10 korda võimsam kui see, mis just tabas meid. Ja me teame, et päike on selleks võimeline, sest me oleme näinud tõendeid minevikust. Jääsüdamikud Gröönimaal ja Antarktikas säilitavad ajalugu. Kui võimas Wspiška tabab maad, tekitavad kosmilised osakesed atmosfääris radioaktiivseid isotoope. Need isotoobid sadestuvad jääle, jäävad sinna tuhandeteks aastateks. Ja kui teadlased analüüsivad neid südamikke, leiavad nad piike. Hetki, mil päike oli erakordselt aktiivne. Aastal 715 enne Kristust oli üks selline piik. Aastal 775 pärast Kristust teine. Mõlemad olid võimsamad kui Carringtoni sündmus. Ja me ei tea, mis oleks juhtunud, kui need oleksid tabanud tänapäevast tsivilisatsiooni. Aga me teame, et need juhtuvad. Ja me teame, et me ei ole valmis. Dr. Daniel Baker, Colorado ülikooli kosmosefüüsik, ütles 2013 aastal National Academy of Sciences raportis: me elame laenatud ajal. Küsimus pole selles, kas suur päikesetorm tabab meid, vaid millal. 18. jaanuari sündmus oli meeldetuletus, mitte katastroof, aga hoiatus. Päike on ärkvel. Tsükkel 25 on maksimumis. Ja järgmised kuud toovad rohkem. Aga on ka lootust. Inimkond õpib. Me ehitame paremaid prognoosisüsteeme. NASA Parker Solar Probe, mis lendab läbi päikese koroona, saadab andmeid, mida me pole kunagi varem näinud. Euroopa kosmoseagentuuri Solar Orbiter jälgib päikest polaarsetest nurkadest. Hiina, India, Jaapan kõik investeerivad kosmoseilma uuringutesse. Me õpime mõistma täht, millest me sõltume, sest lõppkokkuvõttes on päike meie elu allikas. Iga aatom teie kehas, välja arvatud vesinik, on sündinud tähe südames. Raud teie veres, kaltsium teie luudes, hapnik, mida te hingata, kõik see on tähtede tuhk. Ja päike, meie täht, hoiab meid elus. Tema valgus soojendab planeeti, tema energia toidab fotosünteesi, tema gravitatsioon hoiab meid orbiidil, aga ta on ka ohtlik. Ja jaanuar 2026 on meile seda meelde tuletamas. Aga kuidas täpselt kaitseb maa end selle nähtamatu rünnaku eest? Kujutage ette nähtamatut kilpi, mis ulatab 60 000 kilomeetrit kosmosesse. Magnetsfäär, maa magnetvälja loodud mull, mis ümbritseb kogu planeeti. See pole staatiline sein. See on dünaamiline, hingav struktuur, mis pidevalt reageerib päikesetuulele. Kui laetud osakesed päikeselt kohtuvad selle kilbiga, juhtub midagi uskumatut. Nad ei läbi seda lihtsalt. Nad surutakse ümber, nagu vesi laeva ümber. Päikese poole jääv külg surutakse kokku umbes 10 maa raadiuse kaugusele. Vastupidine külg venitub välja, moodustades saba, mis ulatub miljoneid kilomeetreid kosmosesse, kaugemale kui Kuu orbiit. See saba, mida nimetatakse magnetosfääriks, on nagu kosmosejõgi, kus laetud osakesed voolavad mööda magnetjooni. Aga kui torm on piisavalt võimas, nagu praegu, hakkab see kilp rebenema. Dr. Nikolai Tsiganenko, Peterburi ülikooli geofüüsik, on kogu oma karjääri pühendanud magnetsfääri modelleerimisele. Tema võrrandid, mida kasutavad teadlased üle maailma, näitavad, et magnetsfäär pole ühtlane. Seal on nõrgad kohad, pragud, kus osakesed saavad läbi tungida. Eriti polaarpiirkondades, kus magnetjooned sukenduvad maa sisse. Seal, kus need jooned kohtuvad atmosfääriga, sünnivad virmalised. Aga virmalised on ainult kõrvalmõju. Tõeline lahinguväli on kõrgemal. Satelliidid geostatsionaarsel orbiidil 35 866 kilomeetrit üle ekvaatori on täpselt tormide tsoonis. Need satelliidid, mis edastavad televisiooni, internetti, ilmaprognoose,
peavad taluma otsest bombardeerimist laetud osakestega. Nende paneelid, mis muudavad päikesevalgust elektriks, degradeeruvad aeglaselt. Nende elektroonika, mis töötab mikrovoldi täpsusega, peab taluma kilovoltide pingelööke. Insenerid nimetavad seda kosmoseilmaks ja nad projekteerivad selleks. Iga satelliit, mis täna orbiidile lastakse, on ehitatud arvestades kiirgust. Kriitilised komponendid on varjastatud. Tarkvaras on veaparanduskoodid, mis tuvastavad ja parandavad kiirguse põhjustatud vigu. Aga kaitse pole täiuslik. Ja kui torm on piisavalt tugev, võib isegi kõige paremini kaitstud satelliit kaotada kontrolli. 2022 aastal, kui SpaceX kaotas 40 Starlink satelliiti, oli põhjus ootamatu. Satelliidid olid projekteeritud taluma kiirgust, aga mitte atmosfääri paisumist. Kui magnetvälja torm soojendas ülemist atmosfääri, paisus see üles. Satelliidid, mis olid veel madalal orbiidil, kohtusid järsku tihedama õhuga. Takistus kasvas. Nad aeglustusid. Ja kui sa aeglustud orbiidil, sa kukud. Füüsika on halastamatu. Aga satelliidid pole ainsad ohvrid. Maapinnal, sügaval meie jalge all, voolavad elektrivoolud, mida keegi ei näe. Geomagneetiliselt indutseeritud voolud, GIC. Kui magnetväli muutub kiiresti, tekitab see elektrivälja maapinnas. See väli sunnib elektrone liikuma. Ja kui need elektronid leiavad tee, näiteks läbi elektrivõrgu, hakkavad nad voolama. Mitte tavalise vahelduv voolurütmis, vaid aeglase, võimsa loksumisena. Nagu tõus ja mõõn, aga elektris. Transformaatorid, mis muudavad kõrgepinget madalpingeks, pole projekteeritud selliste voolude jaoks. Nad on ehitatud vahelduv voolu jaoks, mis muudab suunda 50 või 60 korda sekundis. Aga GIC on peaaegu alalisvool. See küllastab transformaatori südamikku, sunnib seda töötama väljaspool projekteeritud parameetreid. Südamik kuumeneb. Isolatsioon hakkab lagunema. Ja kui temperatuur tõuseb piisavalt kõrgele, transformaator sulab. 13. märts 2009, Quebec, Kanada. Magnetvälja torm tabas elektrivõrku kell 2:34 öösel. Transformaatorid üle provintsi hakkasid üle koormuma. Kaitsesüsteemid, mis olid projekteeritud kaitsmaks lühiste eest, ei tuvastanud GICD õigesti. Nad lülitasid välja liinid, aga mitte õiges järjekorras. Võrk muutus ebastabiilseks ja siis, nagu doomino, hakkas see kokku kukkuma. 90 sekundit hiljem oli 6 miljonit inimest pimeduses. Elektrijaamad seiskusid, kütteseadmed lakkasid töötamast ja see oli märtsis, kui temperatuurid olid endiselt miinuskraadides. Inimesed ärkasid külmas. Haiglad lülitusid generaatoritele. Liiklussignaalid kustusid. Linn, mis oli harjunud elektriga, pidi järsku õppima ilma selleta hakkama saama. 9 tundi hiljem taastati elekter. Aga see oli õnnelik lõpp. Transformaatorid ei sulanud. Kui nad oleksid sulanud, oleks taastamine võtnud mitte tunde, vaid nädalaid, võib-olla kuid. Sest suured võrgutransaatorid pole midagi, mida saab kiiresti asendada. Nad kaaluvad 100 tonne. Nad on tellitud spetsiaalselt, valmistatud käsitsi, tarnitakse üle maailma. Mõned neist on unikaalsed, projekteeritud täpselt ühe asukoha ühe võrgu jaoks. Kui selline transformaator sulab, pole varuosi, tuleb tellida uus ja oodata. Dr. John Kappenmann, elektrivõrkude ekspert, kes on uurinud GIC-de 30 aastat, hoiatas juba 2008 aastal. Me oleme ehitanud tsivilisatsiooni, mis sõltub elektrist, aga me pole ehitanud seda arvestades kosmoseilmaga. Ja see on viga, mille eest me võime maksta. Tema uuringud näitavad, et kui Carringtoni tüüpi sündmus tabaks täna maad, võiksid transformaatorid üle Põhja-Ameerika ja Euroopa üle koormuda samaaegselt. Mitte üksikud, vaid 100, võib-olla 1000. Ja elektrivõrk, mis on projekteeritud töötama kui üks süsteem, kukuks kokku kui doomino. Taastamine võtaks mitte päevi, vaid kuid, võib-olla aastaid.
Kujutage ette maailma ilma elektriks, mitte tundideks, vaid kuudeks. Külmikud lakkavad töötamast, toit rikub. Veevarustus, mis sõltub pumpudest, seiskub. Kanalisatsioon lakkab töötamast. Haiglad, mis saavad generaatoritest elektrit, jäävad ilma kütusest, kui tarneahelad katkevad. Pangad, mis sõltuvad arvutitest, ei saa töötada. Sularaha muutub ainsaks maksevahendiks, aga seda pole piisavalt. See pole apokalüpsis. See on lihtsalt reaalsus ilma infrastruktuurita, millest me sõltume. Ja kõige hullem, me teame, et see on võimalik, aga me pole valmis. National Academy of Sciences avaldas 2008 aastal raporti, mis hindas Carringtoni tüüpi sündmuse majanduslikku mõju. Hinnang 1–2 triljonit dollarit esimesel aastal. Ja see oli enne, kui me sõltusime nii palju internetist, GPS-ist, satelliitidest. Täna oleks kahju suurem. Aga on ka teine mõju, millest räägitakse vähem. Mõju, mis pole majanduslik, vaid bioloogiline. Inimkeha on elektriline masin. Süda lööb, sest elektrilised impulsid käivitavad lihaskontraktsioone. Aju töötab, sest neuronid saadavad elektrilisi signaale. Isegi rakkude membraanid hoiavad elektrilist potentsiaali, mis võimaldab toitainete transporti. Ja kui planeet, millel me elame, on ümbritsetud muutuva elektromagnetilise väljaga, mõjutab see meid. Dr. Franz Hallberg, Minnesota ülikooli teadlane, uuris seda seost 50 aastat. Ta analüüsis miljoneid meditsiinilisi andmeid, võrdles neid magnetvälja aktiivsusega ja ta leidis mustri. Magnetvälja tormide ajal suureneb südameinfarkti juhtumite arv. Mitte drastiliselt, aga statistiliselt olulisel määral. Umbes 10–15%. Miks? Keha, mis on harjunud stabiilse magnetväljaga, peab järsku kohanema muutustega. Süda, mis lööb tänu elektrilistele impulssidele, võib muutuda ebaregulaarseks. Vererõhk võib tõusta ja inimestel, kellel on juba südameprobleemid, võib see olla piisav, et käivitada infarkt. Dr. Oleg Šumilov Venemaa Põhja-geofüüsika instituudist uuris seda Murmanskis, linnas polaarjoone taga, kus magnetvälja tormid on eriti tugevad. Ta leidis, et tormide ajal suureneb mitte ainult südameinfarkti, vaid ka insuldijuhtumite arv. Ja psühhiaatrilised kriisid, depressioon, ärevus, isegi enesetapukatsed näitavad korrelatsiooni. Dr. Kelly Posner Columbia ülikoolist analüüsis andmeid 5 aasta jooksul. Ta leidis, et magnetvälja tormide ajal suureneb psühhiaatriliste hädaabikõnede arv. Mitte palju, aga piisavalt, et olla statistiliselt oluline. Mehhanism pole täielikult selge, aga hüpoteesid on. Üks neist on melatoniin, hormoon, mis reguleerib und. Melatoniini tootmine sõltub valgusest, aga ka magnetväljast. Kui magnetväli muutub, võib melatoniini tase muutuda. Ja kui uni häirub, mõjutab see meeleolu, kognitiivseid funktsioone, isegi immuunsüsteemi. Teine hüpotees on otsene mõju ajule. Aju töötab elektriliste signaalide kaudu. Ja kui välised elektromagnetilised väljad on piisavalt tugevad, võivad nad mõjutada neid signaale. Mitte drastiliselt, aga piisavalt, et muuta neuronite käitumist. Aga see on endiselt uurimise all. Me teame, et korrelatsioon eksisteerib, aga täpne põhjuslikkus on ebaselge. Mis on selge, on see. Me elame planeedil, mis on pidevalt mõjutatud kosmosest. Ja me pole sellest eraldatud. Me oleme osa sellest süsteemist. Aga kuidas me jõudsime siia? Kuidas me õppisime päikest mõistma? Ajalugu algab palju varem kui Carrington. Hiina astronoomid juba aastal 897 enne Kristust märkisid üles päikese sees olevaid laike. Nad ei teadnud, mis need olid, aga nad nägid neid. Ja nad kirjutasid need üles bambuslehele, tindiga, mis on säilinud 2000 aastat. Euroopas keskajal peeti päikeselaike lindudeks, mis lendavad päikese ees. Keegi ei mõistnud, et need on osa päikesest endast, sest valitsev teooria oli, et päike on täiuslik, muutumatu sfäär.
Aristotelese kosmoloogia. Ja see valitses 1000 aastat, kuni Galileo Galilei suunas oma teleskoobi päikese poole. 16. Galileo, kasutades teleskoobi, mida ta oli ise ehitanud, vaatas päikest läbi tumedatud klaasi. Ja ta nägi laike, tumedaid piirkondi päikese pinnal. Ta jälgis neid päevade jooksul, nägi, kuidas nad liiguvad üle päikese pinna. Ja ta mõistis. Päike pöörleb ja ta pole täiuslik. See oli revolutsioon. Aga see oli ka ohtlik. Kirik õpetas, et taevakehad on täiuslikud, muutumatud. Galileo vaatlused vaidustasid selle. Ja me teame, mis juhtus. Ta sunniti oma avastusi eitama, veetis oma elu lõpu koduarestis. Aga tõde ei kao. Teised astronoomid, Christoph Scheiner Saksamaal, Thomas Harriot Inglismaal, nägid samu laike. Ja aeglaselt, sajandite jooksul, hakkas inimkond mõistma. Päike pole staatiline. Ta muutub. 814. Heinrich Schwabe, Saksa apteeker ja amatöörastronoom, alustas päikese jälgimist. Mitte seetõttu, et oli professionaalne teadlane, vaid seetõttu, et teda huvitas. Iga selge päev, 30 aastat järjest, joonistas ta päikese, märkis üles laigud ja siis, analüüsides oma andmeid, ta avastas midagi uskumatut. Laigud ilmuvad tsükliliselt. Mõnikord on neid palju, mõnikord vähe. Ja tsükkel kestab umbes 10 aastat. See oli esimene kord, kui keegi mõistis, päike järgib mustrit. Rudolf Wolf, Šveitsi astronoom, võttis Schwabe töö ja laiendas seda. Ta analüüsis ajaloolisi andmeid tagasi sajandite taha. Ja ta lõi indeksi, Wolfi arvu, mis mõõdab päikeselaike. Täna kasutame me endiselt seda indeksit. Aga miks laigud ilmuvad? Mis põhjustab tsüklit? Vastus tuli alles 20. sajandil, kui me hakkasime mõistma magnetvälja. George Ellery Hale, Ameerika astronoom, avastas 1908 aastal, et päikeselaigud on magnetilised. Ta kasutas spektroskoopiat, analüüsis valgust, mis tuleb laigust, ja nägi, et spektrijooned on lõhestunud. See on Zeemani efekt, mis juhtub ainult tugeva magnetvälja juuresolekul. Päikeselaigud on magnetvälja sõlmed. Kohad, kus magnetjooned tungivad läbi päikese pinna. Ja need jooned on nii tugevad, et nad blokeerivad soojuse voo alt. Seetõttu on laigud tumedamad. Nad on jahedamad kui ümbrus. Aga miks magnetväli muutub tsükliliselt? See on endiselt üks suurimaid müsteeriume päikese füüsikas. Aga meil on teooria. Päike pole tahke keha. See on plasma, ioniseeritud gaas, kus elektronid on eraldatud aatomitest. Ja plasma käitub erinevalt tahkest ainest. See voolab, keerleb, loob vooluahelaid. Ja need vooluahelad tekitavad magnetvälja. Päikese sisemus pöörleb erinevate kiirustega. Ekvaator pöörleb kiiremini kui polaarsed piirkonnad. See differential rotation keerdub magnetjooni, nagu köie keerdmine. Ja kui jooned on piisavalt keerdunud, nad tõusevad üles, tungivad läbi pinna, moodustavad laigud. Aga lõpuks jooned muutuvad nii keeruliseks, et nad purunevad. Magnetväli reorganiseerub ja tsükkel algab uuesti. See on dünamoteooria ja see seletab, miks päikese tsükkel kestab umbes 11 aastat. See on aeg, mis kulub magnetvälja ülesehitamiseks, hävitamiseks ja taasehitamiseks. Aga teooria pole täiuslik. Me ei mõista kõiki detaile ja seetõttu me ei suuda täpselt ennustada, millal järgmine tsükkel algab, kui tugev see on, millal maksimum saabub. Tsükkel 25, mis praegu toimub, on hea näide. Teadlased ennustasid, et see on nõrk tsükkel, aga päike ületas ootused. Laike on rohkem kui prognoositud. Spjuškad on võimsamad ja maksimum saabus varem. Päike ei järgi meie mudeleid. Me järgime päikest. Aga me õpime. Iga tsükkel annab meile andmeid ja täna,
2026 on meil tööriistad, millest Galileo ei osanud unistada. Parker Solar Probe, NASA sond, mis lendab läbi päikese koroona. See on lähenemine, mis oleks veel 20 aastat tagasi tundunud võimatu. Sond peab taluma temperatuure üle 1400 kraadi Celsiuse järgi. Tema kilp, valmistatud süsinikkomposiidist, kaitseb instrumente ja ta saadab andmeid, mis muudavad meie arusaama päikesest. Solar Orbiter, Euroopa Kosmoseagentuuri missioon, jälgib päikest polaarsetest nurkadest. Esimest korda nägime me päikese pooluseid ja me avastasime, et seal toimub midagi ootamatut. Magnetilised struktuurid, mida me ei osanud ennustada. Hiina Fengyun satelliidid, India Aditya L1 missioon, Jaapani Hinode observatoorium, kõik nad jälgivad päikest erinevates lainepikkustes, erinevatest nurkadest. Ja kõik need andmed voolavad kokku, luues pildi, mis on üha täielikum. Aga isegi kõigi nende tööriistadega me ei suuda ennustada täpselt, millal järgmine vspiška toimub, sest päike on kaootiline süsteem. Väikesed muutused magnetväljas võivad põhjustada suuri tagajärgi. See on nagu ilmaprognoosi tegemine. Me saame ennustada üldisi trende, aga mitte täpseid detaile. Ja seetõttu me sõltume hoiatussüsteemidest. Soho satelliit, mis asub Lagrange punktis L1, stabiilne punkt Maa ja Päikese vahel, umbes 1,5 miljonit kilomeetrit maast, jälgib päikest 24 tundi ööpäevas. Kui koronaalne massipurse toimub, näeb Soho seda kohe ja ta saadab hoiatuse. Aga massipurse liigub kiirusega 3000 kilomeetrit sekundis. See tähendab, et see jõuab Maani umbes 36 kuni 48 tundi pärast vspiškat. Soho annab meile selle aja. ACI satelliit, mis asub samas punktis, mõõdab päikese tuult. Kui massipurse läheneb, tuvastab ACE selle umbes tund enne, kui see tabab Maad. See on viimane hoiatus. Ja DSCOVR satelliit, mis asub samuti L1 punktis, annab meile reaalajas andmeid magnetvälja kohta. Kui torm algab, näeme me seda kohe. Need satelliidid on meie varajase hoiatuse süsteem. Ilma nendeta oleksime pimedad. Aga isegi hoiatusega, mida me saame teha? Satelliitide operaatorid saavad lülitada kriitilised süsteemid turvarežiimi. Elektrivõrkude operaatorid saavad vähendada koormust, eraldada haavatavad transformaatorid. Lennufirmad saavad ümber suunata lende, vältides polaarpiirkondi, kus kiirgus on tugevam. Astronaudid. Rahvusvahelisel kosmosejaamas saavad varjuda spetsiaalsetes moodulites, mis on paremini varjastatud. Aga see kõik nõuab koordinatsiooni ja aega. 15 kuni 30 minutit. See on kõik, mis meil on pärast viimast hoiatust. Ja selle ajaga peab toimuma otsuste ahel. Andmete analüüs, ohu hindamine, otsuste tegemine, käskude saatmine. Ja kõik see peab toimuma õigesti, sest kui me eksime, on tagajärjed tõsised. Aga on ka teine küsimus. Mida me teeme pikemas perspektiivis? Kuidas me ehitame tsivilisatsiooni, mis suudab taluda kosmoseilma? Mõned teadlased pakuvad välja paremaid kilpe satelliitidele. Teised räägivad elektrivõrkude ümberprojekteerimisest, lisades puhvreid, mis suudavad taluda GIC-d. Kolmandad soovitavad ehitada rohkem varusüsteeme, et kui üks osa võrgust kukub välja, saaks teine jätkata. Aga kõik see maksab raha. Ja poliitikud, kes peavad otsustama eelarve üle, küsivad, kui tõenäoline see on? Kas me peaksime kulutama miljardeid dollareid millegi peale, mis võib juhtuda või mitte? See on klassikaline probleem. Kuidas valmistuda haruldase, aga katastroofilise sündmuse jaoks? Kindlustusettevõtted teavad seda probleemi hästi. Nad nimetavad seda saba riskiks. Sündmus, mis on väga ebatõenäoline, aga kui see juhtub, on tagajärjed hävitavad. Ja ajalugu näitab, et me oleme halvad selliste riskide hindamisel. Me kipume alahindama haruldasi sündmusi, sest me pole neid kogenud. Ja me ülehindame tavalisi riske,
sest me näeme neid iga päev. Aga päike ei hooli meie psühholoogiast. Ta järgib füüsika seadusi. Ja füüsika ütleb, Carringtoni tüüpi sündmus on võimalik. Mitte ainult võimalik, vaid vältimatu. Küsimus on ainult, millal. Ja kui see juhtub, kas me oleme valmis? Praegu, jaanuar 2026, on meil võimalus õppida. 18. jaanuari Vispiška oli tugev, aga mitte katastroofiline. G3 kuni G4 torm on tõsine, aga mitte hävitav. Satelliidid said kannatada, aga enamik neist jätkab töötamist. Elektrivõrgud värisesid, aga ei kukkunud kokku. See on harjutus. Proovikivi. Võimalus testida meie süsteeme, õppida nende nõrkustest, parandada neid. Aga järgmine kord võib olla hullem. Piirkond AR3570, kust 18. jaanuari Vispiška tuli, on endiselt aktiivne. Magnetväljad seal on endiselt ebastabiilsed. Ja päike pöörleb iga 27 päeva ekvaatoril. See tähendab, et umbes 2 nädala pärast pöördub sama piirkond uuesti maa poole. Kas see plahvatab uuesti? Me ei tea. Aga tõenäosus on olemas. Ja isegi kui see piirkond rahuneb, on teisi. Päikese pind on kaetud magnetilise aktiivsusega. Tsükkel 25 on maksimumis. Järgmised 12 kuni 18 kuud toovad tõenäoliselt veel X-klassi Vispiškaid. Statistika on meie vastu. Mida rohkem Vispiškaid toimub, seda suurem on tõenäosus, et üks neist on täpselt õiges kohas õigel ajal või vanel ajal, sõltuvalt perspektiivist, et tabada maad otseselt. Ja kui see juhtub, kas meie hoiatussüsteemid töötavad? Kas meie protokollid on piisavad? Kas me suudame kaitsta oma infrastruktuuri? Need on küsimused, millele me peame vastama. Mitte homme, vaid täna, sest päike ei oota. Aga mis juhtub, kui hoiatussüsteem ebaõnnestub? 23. oktoober 2013. Kell 13.37 UTC registreerisid SOHO ja ACE satelliidid midagi ootamatut. Nende andmevoog katkes. Mitte tehnilise rikke tõttu, satelliidid töötasid, aga nad olid ajutiselt pimestatud. Päikese kiirgus oli nii intensiivne, et see ülekoormis sensoreid. 13 minutit olid nad kasutud. 13 minutit, mil maa oli pime. Õnneks ei olnud see kord suunatud meie poole. Massipurse möödus küljest. Aga küsimus jäi õhku. Mis oleks juhtunud, kui see oleks tabanud? 13 minutit ilma hoiatuseta. 13 minutit, mil satelliitide operaatorid, elektrivõrkude juhid, lennujuhtimiskeskused ei teadnud, mis tuleb. See oli äratuskell. Ja see sundis NASAt küsima, kas üks hoiatussüsteem on piisav? Vastus oli ei. Täna, 2026, on meil mitte 1, vaid 5 satelliiti Lagrange punktis L1. SOHO, AC, Discover, Wind ja kõige uuem IMAP, mis käivitati 2024. Iga satelliit on varundus teisele. Kui üks ebaõnnestub, jätkavad teised. Aga isegi 5 satelliidiga pole süsteem täiuslik, sest on üks stsenaarium, mida me ei suuda ennustada. Kiire massipurse. Tavaliselt liigub koronaalne massipurse kiirusega 300 kuni 1000 kilomeetrit sekundis. See annab meile 36 kuni 48 tundi hoiatusaega. Aga mõnikord, väga harva, toimub midagi ekstreemset. Massipurse kiirendab 2000 kilomeetrit sekundis, 3000, isegi 4000. Sellisel juhul jõuab see maani mitte 2 päevaga, vaid 15 kuni 20 tunniga ja meie hoiatusaeg kaob poole võrra. Juuli 23, 2012. Päikesepiirkond AR 1551 tekitas Vispiška, mis oli üks võimsamaid kunagi registreerituid.
Massipurse liikus kiirusega üle 3000 kilomeetri sekundis. Kui see oleks tabanud maad, oleks meil olnud vähem kui 20 tundi hoiatusaega. Aga see möödus. Täpselt seal, kus maa oli olnud vaid 9 päeva varem. Dr. Daniel Baker, kes analüüsis seda sündmust, ütles: me pääsesime tänu õnnele. Kui päike oleks plahvatanud nädal varem, oleksime olnud täpses kokkupõrke trajektooril ja tagajärjed oleksid olnud katastroofilised. NASA hindas hiljem, et selline sündmus oleks põhjustanud kahju, mis võrdub 10 Katrina orkaaniga. Mitte ühes piirkonnas, vaid üle kogu planeedi. Aga see oli 2012. Nüüd on 2026 ja päike on uuesti maksimumis. Piirkond AR3570, kust 18. jaanuari Vspjuška tuli, pole ainus oht. Päikese pind on praegu kaetud vähemalt 20 aktiivse piirkonnaga. Mõned neist on väikesed, teised on tohutud, suuremad kui Jupiter. Ja iga päev, kui päike pöörleb, ilmuvad uued piirkonnad maapoolsele küljele. Mõned neist on juba nähtavad päikese servast. Tumedaid laike, mis aeglaselt pöörduvad vaatevälja. Teadlased jälgivad neid, analüüsivad nende magnetvälja struktuuri, püüavad ennustada, kas nad plahvatavad. Aga ennustamine on endiselt rohkem kunst kui teadus. Dr. Graham Barnes, Colorado ülikooli päikesefüüsik, on arendanud algoritme, mis analüüsivad magnetvälja andmeid ja arvutavad Vspjuška tõenäosust. Tema mudelid kasutavad masinõpet. Nad on treenitud tuhandete varasematel Vspjuškatel. Ja nad suudavad ennustada umbes 60–70% X-klassi Vspjuškatest. 60–70%. See tähendab, et 30–40% jäävad ennustamata. Ja just need ootamatud Vspjuškad on kõige ohtlikumad. Sest kui me ei oota neid, ei ole me valmis. Aga on veel üks probleem, mis on veelgi keerulisem. Mitme sündmuse efekt. Kujutage ette, esimene Vspjuška toimub. Massipurse liigub maa poole. 24 tundi hiljem toimub teine Vspjuška samas piirkonnas. Teine massipurse liigub kiiremini kui esimene. Ja kosmoses, kusagil maa ja päikese vahel, nad kohtuvad. 2 massipurset ühinevad. Energia liitub. Ja see, mis jõuab maani, pole 2 eraldi tormi, vaid 1 superväljak. See pole teooria. See on juhtunud. Oktoober 2003. Päike tekitas 3 X-klassi Vspjuškat 5 päeva jooksul. Massipursked ühinesid kosmoses. Ja kui nad tabasid maad, oli torm nii tugev, et satelliidid kaotasid kontrolli. Elektrivõrgud Rootsis kukkusid kokku. GPS-süsteemid üle maailma näitasid vigu. Rootsi elektrivõrgu operaatorid kirjeldasid seda hiljem kui täiuslikku tormi. Kõik läks valesti samaaegselt. Transformaatorid ülekoormati, kaitsesüsteemid ei suutnud reageerida piisavalt kiiresti. Ja enne kui keegi jõudis sekkuda, oli võrk maas. 50 000 inimest jäi elektrita. Talvel. Temperatuurid olid -10 kraadi. Aga see oli ainult üks riik, üks piirkond. Mis oleks juhtunud, kui torm oleks olnud 2 korda tugevam? 3 korda. Carringtoni sündmus 1. september 2859 oli hinnanguliselt 10 korda võimsam kui oktoobri 2003 torm. Ja me teame, et päike on selleks võimeline, sest me oleme näinud tõendeid. Jääsüdamikud Gröönimaal säilitavad ajalugu. Kui võimas Vspjuška tabab maad, tekitavad kosmilised osakesed atmosfääris radioaktiivseid isotoope, berüllium 10, kloor 36. Need isotoobid sadestuvad jääle, jäävad sinna tuhandeteks aastateks. Ja kui teadlased analüüsivad neid südamikke, leiavad nad piike. Aastal 715 enne Kristust oli üks selline piik. Beryllium 10 tase oli 20 korda kõrgem kui tavaline. See tähendab, et Vspjuška oli umbes 20 korda võimsam kui Carringtoni sündmus.
20 korda. Dr. Fusao Miyake, Jaapani teadlane, kes avastas selle piiki, nimetas seda Miyake sündmuseks. Ja ta hoiatas, kui selline sündmus juhtuks täna, oleksid tagajärjed katastroofilised. Satelliidid, kõik satelliidid, mitte ainult mõned, kaotaksid kontrolli. Nende elektroonika põleks läbi. Päikesepaneelid degradeeruks hetkega ja nad muutuksid kosmoseprügiks. Elektrivõrgud üle maailma kukuksid kokku. Mitte osaliselt, vaid täielikult. Transformaatorid sulavad. Ja kuna need transformaatorid on unikaalsed, tellitud spetsiaalselt, võtaks nende asendamine mitte nädalaid, vaid aastaid. GPS lakkaks töötamast. Ja koos sellega kõik, mis sõltub GPS-ist. Navigatsioon, pangandus, elektrivõrkude sünkroniseerimine, telekommunikatsioon. Internet, vähemalt selle osa, mis sõltub satelliitidest ja täpsest ajastusest, kukuks kokku. Lennuliiklus muutuks kaootiliseks. Ilma GPS-ita, ilma täpse ajastuseta, ilma satelliitside, peaksid lennukid lendama nagu 50 aastat tagasi, vaadates maad, kasutades raadiomajakat. Aga tänapäevased lennukid pole selleks projekteeritud. Ja kõige hullem, me ei tea, millal see juhtub. Miyake sündmused toimuvad umbes kord 1000 aasta jooksul. Viimane oli 715 enne Kristust. See tähendab, et me oleme juba 2700 aastat üle aja. Aga statistika ei tööta nii. Järgmine võib olla homme või 1000 aasta pärast. Päike ei järgi meie ajakavu. Aga on ka teine küsimus, mida me peame küsima. Kas me üldse mõistame päikest? Viimase 10 aasta jooksul on Parker Solar Probe saatnud andmeid, mis on muutnud meie arusaama. Me avastasime, et päikese koroon, välimine atmosfäär, on palju keerulisem, kui me arvasime. Seal on struktuurid, mida me ei osanud ennustada. Magnetilised lülitid, mis võivad järsku muuta konfiguratsiooni. Plasmavood, mis liiguvad kiirusega, mis rikub meie mudeleid. Ja me avastasime midagi veel ootamatumat. Päikese magnetväli pole stabiilne isegi tsükli sees. Dr. Scott McIntosh, kelle uuringud näitasid, et päikese tsükkel on tegelikult 2 kattuvat tsüklit, avastas veel midagi. Need tsüklid võivad mõnikord sünkroniseeruda. Ja kui nad sünkroniseeruvad, muutub päike ettearvamatus. Tsükkel 25 võib olla üks neist sünkroniseeritud tsüklitest. See seletaks, miks aktiivsus on suurem kui ennustatud. Miks vespuškad on võimsamad. Miks maksimum saabus varem. Aga see tähendab ka, et järgmised kuud võivad olla veelgi aktiivsemad. Ja me oleme juba näinud märke. Jaanuar 2026 pole olnud ainult 18. kuupäeva vspiška. 6. jaanuar oli X1,4. 9. jaanuar oli M9,7, peaaegu X-klassi. 15. jaanuar oli X1,2. 4 suurt vspiškat 2 nädala jooksul ja see on alles jaanuar. Meil on veel 11 kuud maksimumis. Dr. Tamita Skov, kes on saanud tuntuks oma kosmoseilma prognooside poolest, hoiatas hiljuti. Me näeme mustrit, mis sarnaneb oktoobriga 2003. Mitmed aktiivsed piirkonnad, kiired vspiškad, massipursked, mis ühinevad. Kui see jätkub, võime näha G5 tormi, kõrgemat taset juba järgmiste kuude jooksul. G5 torm, ekstreemne. Sellist pole nähtud alates oktoobrist 2003 ja enne seda märts 2009 Quebec ja enne seda Carrington. Aga nüüd on meil rohkem, mida kaotada. 2013 aastal oli maailmas umbes 1000 satelliiti orbiidil. Täna on neid üle 10 000 ja arv kasvab. SpaceX plaanib käivitada veel 10 000 Starlink satelliiti. Amazon plaanib 3000. Hiina plaanib 10 000. 10 000 satelliiti. Kõik haavatavad. Ja kui G5 torm tabab, kui Miyake tüüpi sündmus toimub,
Ei kao ainult satelliidid. Nad muutuvad ohuks. Sest kui satelliit kaotab kontrolli, hakkab ta triivima. Ja orbiidil, kus satelliidid liiguvad kiirusega 8 kilomeetrit sekundis, on isegi väike kokkupõrge katastroofiline. Üks satelliit tabab teist. Mõlemad purunevad. Killud levivad. Ja iga killu võib tabada järgmist satelliiti. See on Kessleri sündroom, kaskaadefekt, kus üks kokkupõrge käivitab teisi. Ja lõpuks muutub orbiit nii täis prahti, et uued satelliidid ei saa enam turvaliselt töötada. Me võime kaotada juurdepääsu kosmosele. Mitte ajutiselt, vaid aastateks. Võib-olla aastakümneks. Ja see kõik võib alata ühest päikese spüškast. Aga on ka teine stsenaarium, millest räägitakse vähem. Elektrivõrgu kaskaadefekt. Tänapäevased elektrivõrgud pole isoleeritud. Nad on ühendatud. Euroopa võrk, Põhja-Ameerika võrk, Aasia võrk. Ja see ühendatus on tugevus. Kui ühes piirkonnas on üleproduktsioon, saab elektrit saata teise, kus on puudus. Aga see on ka nõrkus. Sest kui üks osa võrgust kukub välja, suureneb koormus teistele osadele. Ja kui need osad pole projekteeritud seda koormust taluma, kukuvad ka nemad välja. Ja siis järgmised ja järgmised. 2003. august 14. Põhja-Ameerika. Üks elektriliin Ohios puutus kokku puuoksaga. Liin kukkus välja. Koormus nihkus teistele liinidele. Need ülekoormati, kukkusid välja. Ja doominoefekt levis. 50 miljonit inimest jäi elektrita, 8 osariigis ja 2 Kanada provintsis. Mitte magnetvälja tormi tõttu, lihtsalt ühe puuoksa tõttu. Nüüd kujutage ette, mis juhtub, kui mitte üks liin, vaid 100 liine kukuvad välja samaaegselt. Kui transformaatorid üle kogu kontinendi ülekoormuvad. Kui kaitsesüsteemid, mis on projekteeritud kohalike rikete jaoks, peavad tegelema globaalse kriisiga. Süsteem pole selleks projekteeritud. Ja kui see kukub kokku, pole lihtne seda taastada. Sest elektrivõrgu taaskäivitamine nõuab elektrit. See on paradoks, et toota elektrit, vajad elektrit. Generaatorid vajavad käivitamiseks energiat. Kontrollsüsteemid vajavad toimimiseks energiat. Tavaliselt kasutatakse musta stardijaamu. Väikesed elektrijaamad, mis suudavad käivituda ilma välise energiata. Nad käivitavad suuremad jaamad. Need käivitavad veelgi suuremad. Ja aeglaselt tundide jooksul võrk taastub. Aga kui musta stardijaamad on samuti kahjustatud, kui nende transformaatorid on sulanud, siis pole võimalik kiiresti taastada. Ja iga päev ilma elektriks on päev, mil tsivilisatsioon liigub tagasi. Toit rikub, vesi lakkab voolamast, kanalisatsioon lakkab töötamast, haiglad ammendavad kütuse, pangad ei saa töötada, valitsused kaotavad kontrolli. See pole apokalüpsis, see on lihtsalt reaalsus ilma infrastruktuurita. Ja me teame, et see on võimalik, sest me oleme näinud väiksemaid versioone. Quebec 2009, Rootsi 2003, Lõuna-Aafrika 2022, kus elektrikatkestused kestsid kuid. Mitte magnetväljatormi, vaid infrastruktuuri puudulikkuse tõttu. Aga me pole näinud täiemahulist Carringtoni tüüpi sündmust tänapäevases maailmas. Ja võib-olla see on probleem, sest me ei suuda ette kujutada, mida me pole kogenud. Psühholoogid nimetavad seda saadavuse heuristikaks. Me hindame riski selle järgi, kui kergesti me suudame meenutada sarnaseid sündmusi. Kui me pole midagi kogenud, tundub see ebatõenäoline, isegi kui statistika ütleb vastupidist. Ja seetõttu me ei investeeri. Me ei ehita varjestust. Me ei projekteeri võrke, arvestades GIC-d. Me ei loo piisavalt varusüsteeme, sest see maksab raha ja poliitiline kasu on 0. Keegi ei saa kiita selle eest, et katastroof ei juhtunud. Aga teadlased jätkavad hoiatamist.
National Academy of Sciences, Euroopa Kosmoseagentuuri, NASA, kõik nad on avaldanud raporteid, mis ütlevad sama. Me pole valmis. Ja iga aasta, mil me ei tee midagi, on aasta, mil risk kasvab. Sest satelliite tuleb juurde. Elektrivõrgud muutuvad keerulisemaks. Sõltuvus tehnoloogiast kasvab. Ja päike ei muutu vähem ohtlikuks. Tsükkel 25 on maksimumis. Järgmised 12–18 kuud on kõige ohtlikumad. Ja statistiliselt, mida rohkem spõškaid toimub, seda suurem on tõenäosus, et üks neist on see õige või see vale. 18. jaanuari Vspuška oli hoiatus, mitte katastroof, aga meeldetuletus. Päike on ärkvel ja ta ei küsi luba. Küsimus pole selles, kas järgmine suur torm tuleb. Küsimus on, millal ja kas me oleme valmis. Praegu, jaanuar 2026, on vastus ei. Aga meil on veel aega. Mitte palju, aga piisavalt. Piisavalt, et ehitada paremaid hoiatussüsteeme. Piisavalt, et kaitsta kriitilisi transformaatoreid. Piisavalt, et luua protokollid, mis töötavad. Aga ainult, kui me tegutseme. Sest päike ei oota. Ja ajalugu näitab, need, kes ignoreerivad loodust, maksavad hinda. Aga võib-olla me küsime valet küsimust. Võib-olla küsimus pole, kas me oleme valmis, vaid kas me saame üldse olla valmis. Sest kui vaadata ausalt, siis me elame planeedil, mis tiirles ümber tuumareaktorit, mis on 120 korda suurem kui Maa. Reaktor, mis põletab iga sekund 400 miljonit tonni vesinikku. Reaktor, mis on eksisteerinud 4,6 miljardit aastat ja jätkab veel 5 miljardit. Ja me, väikesed olendid selle reaktori 3. planeedil, üritame valmistuda. See on imetlusväärne ja veidi absurdne. Dr. Carl Sagan ütles kunagi, me oleme viis, mis mõtleb tähte. Me oleme aatom, mis uurib ennast. Ja see on tõsi, aga see on ka alandav, sest mida rohkem me õpime päikesest, seda rohkem me mõistame, kui vähe me teame. Parker Solar Probe on lendanud läbi koroona 20 korda. Iga lend toob uusi andmeid. Ja iga andmekogum toob uusi küsimusi. Miks koroon on 1 000 000 kraadi kuumem kui päikese pind? Füüsika ütleb, et soojus peaks liikuma kuumast külmast. Aga päikese pind on 6000 kraadi. Koroon on 1–2 miljonit. Kuidas? Me teame, et magnetväljad on seotud, aga täpne mehhanism endiselt müsteerium. Miks päikesetuul kiireneb? Kui plasma lahkub päikesest, peaks ta aeglustuma. Gravitatsioon peaks teda tagasi tõmbama. Aga ta kiireneb. Midagi annab talle energiat. Aga mis? Me arvame, et need on alfini lained, magnetilised lained, mis levivad läbi plasma. Aga kuidas täpselt need lained energiat üle kannavad? Endiselt uurimisel. Ja siis on kõige suurem küsimus. Miks päikese tsükkel on 11 aastat? Me teame, et see on seotud magnetväljaga. Me teame, et diferentsiaalrotatsioon keerdub välja, aga miks täpselt 11 aastat? Miks mitte 10 või 12? Dr. Mausumi Tikpati, Colorado ülikooli teadlane, on ehitanud mudeleid, mis simuleerivad päikese sisemust. Tema arvutused näitavad, et tsükli pikkus sõltub plasmavoolude kiirusest päikese sügavuses, piirkonnas, mida nimetatakse tahokliiniks. Aga need voolud on nii aeglased, et neid on võimatu otse mõõta. Me saame ainult järeldada nende olemasolu. Teisisõnu, me ehitame mudeleid nähtusest, mida me ei näe, kasutades andmeid, mida me poolikult mõistame, ennustamaks sündmusi, mis võivad või ei pruugi juhtuda. See on teadus ja see on alandav. Aga see on ka ilus, sest vaatamata kõigele, vaatamata ebakindlusele, vaatamata lünkadele meie teadmistes, me õpime. Aeglaselt, samm-sammult me ehitame pilti.
ja see pilt näitab midagi uskumatut. Me pole eraldatud kosmosest. Me oleme osa sellest. Iga aatom teie kehas on sündinud tähe südames. Raud, mis kannab hapnikku teie veres, on valmistatud supernova plahvatuses, tähe surmas, mis oli nii võimas, et see valgustas galaktikat. Kaltsium teie luudes, süsinik teie DNA-s, lämmastik teie valkudes, kõik see on tähtede tuhk. Me pole lihtsalt universumi vaatlejad. Me oleme universumi viis vaadata iseennast. Ja päike, meie täht, on meie elu allikas. Tema valgus soojendab ookeane, käivitab ilma, toetab fotosünteesi. Tema gravitatsioon hoiab meid orbiidil. Tema magnetväli suunab kosmilisi kiiri eemale, kaitstes meid. Aga ta on ka ohtlik ja see pole vastuolu. See on reaalsus. Loodus pole hea ega halb. Ta lihtsalt on. Ja meie ülesanne, kui liigina, kes on arenenud piisavalt, et mõista oma haavatavust, on õppida elama selle reaalsusega. Mitte võidelda selle vastu, mitte ignoreerida seda, vaid kohaneda. Inimkond on seda teinud varem. Me elasime jääajal. Me elasime läbi katkud. Me elasime läbi sõdad, näljahädasid, looduskatastroofid. Ja iga kord me kohanesime. Aga seekord on erinev. Sest seekord pole oht füüsiline. Pole kiskjaid, pole haigusi, pole vaenlasi. Oht on süsteemne. See on meie enda loodud infrastruktuur, mis on muutunud nii keeruliseks, nii omavahel seotud, et ta on habraks muutunud. Me oleme ehitanud tsivilisatsiooni, mis sõltub elektrist. Ja elekter sõltub magnetväljast. Ja magnetväli sõltub päikesest. See on ahel. Ja iga ahel on nii tugev, kui tema nõrgim lüli. Aga see ei tähenda, et me oleme abitult, sest me teame, kus on nõrgad lülid. Me teame, et transformaatorid on haavatavad. Me teame, et satelliidid vajavad paremat kaitset. Me teame, et hoiatussüsteemid vajavad varundust. Ja me teame, kuidas neid probleeme lahendada. Pole vaja uut füüsikat, pole vaja imelisi tehnoloogiaid. Lihtsalt inseneritöö, investeering, tahe. Mõned riigid on juba alustanud. Ühendkuningriik on ehitanud varutrafomaatoreid, mis on ladustatud strateegilistes kohtades. Kanada on paigaldanud GIC monitoreid üle elektrivõrgu. USA on loonud Space Weather Prediction Center, mis jälgib päikest 24 tundi ööpäevas. Aga see pole piisav, sest oht on globaalne ja lahendus peab olema globaalne. Rahvusvaheline koostöö pole luksus, see on vajalikkus. Sest kui Carringtoni tüüpi sündmus tabab, ei küsida passe. Magnetvälja torm ei peatu piiridel. Satelliidid, mis teenindavad ühte riiki, orbiidivad üle kõigi riikide. Me oleme kõik samas paadis, või täpsemalt samas planeedil. Ja see planeet tiirleb ümber tähe, mis ei hooli meie poliitikas, meie majanduses, meie konfliktides. Päike lihtsalt on, ja ta teeb seda, mida tähed teevad. Aga võib-olla just see ongi õppetund. Võib-olla päike õpetab meile midagi olulist. Et on jõud, mis on meist suuremad. Et on süsteemid, mida me ei kontrolli. Et meie tehnoloogia, kui muljetavaldav taga pole, on endiselt habras. Ja et alandlikkus pole nõrkus. See on tarkus. Teadlased, kes uurivad päikest, teavad seda. Nad teavad, et iga vastus toob 2 uut küsimust. Nad teavad, et mudelid on alati ebatäiuslikud. Nad teavad, et ennustused on alati ebakindlad. Aga nad jätkavad, sest teadmine, isegi ebatäielik teadmine, on parem kui teadmatus. Ja iga tsükkel, iga võspiška, iga torm õpetab meile midagi. 18. jaanuari 2026 sündmus on üks õppetund. Mitte viimane, aga oluline. Me õppisime, et meie hoiatussüsteemid töötavad. Soho, AC, Discover, nad kõik tuvasid massipurse, saatsid hoiatused, andsid meile aega.
Me õppisime, et meie protokollid töötavad. Satelliitide operaatorid lülitasid süsteemid turvarežiimi. Elektrivõrkude juhid vähendavad koormust. Astronaudid rahvusvahelisel kosmosejaamas varjusid kaitstud moodulites. Aga me õppisime ka, et see pole piisav, sest G3 kuni G4 torm pole maksimum. G5 on maksimum. Ja Carringtoni tüüpi sündmus oleks kaugelt üle selle. Ja me õppisime, et päike on ettearvamatum, kui me arvasime. Tsükkel 25 on tugevam kui ennustatud. Võspiškad on sagedasemad. Maksimum saabus varem. Päike ei järgi meie mudeleid. Aga see pole põhjus loobuda. See on põhjus õppida. Sest iga ebaõnnestunud ennustus on võimalus parandada mudelit. Iga ootamatu sündmus on võimalus mõista paremini. Ja aeglaselt, väga aeglaselt me liigume edasi. Parker Solar Probe jätkab lendamist läbi koroona. Solar Orbiter jätkab päikese jälgimist polaarsetest nurkadest. Uued missioonid on planeeritud. India Aditya L2, Euroopa Vigil, NASA IMAP. Iga missioon toob uusi andmeid ja uued andmed toovad uusi mõistmisi. Ja võib-olla ühel päeval, mitte homme, mitte järgmisel aastal, aga võib-olla meie lastelaste eluajal, me mõistame päikest piisavalt hästi, et ennustada täpselt, millal järgmine suur Võspiška toimub. Aga isegi siis me ei kontrolli seda, sest päike on täht ja tähed järgivad füüsikaseadusi, mitte meie soove. Ja võib-olla see ongi kõige olulisem õppetund, et me pole universumi keskpunkt. Me pole isegi oma päikesesüsteemi keskpunkt. Me oleme väike planeet, 3. tähe ümber, ühes galaktikas, kus on 2000 miljardit teist tähte. Aga me oleme ka midagi erilist, sest nii palju kui me teame, oleme me ainus koht universumis, kus aatom on ärkvel, kus mateeria on muutunud teadvuseks, kus universum vaatab iseennast ja küsib, miks? Ja see teeb meid vastutavaks. Mitte universumi ees, universum ei hooli, vaid iseenda ees. Sest me oleme liik, kes suudab mõista oma haavatavust. Ja seega oleme liik, kes saab midagi selle suhtes ette võtta. Me ei saa peatada päikese Võspiškaid, aga me saame ehitada paremaid kilpe. Me ei saa muuta magnetvälja torme, aga me saame kaitsta oma infrastruktuuri. Me ei saa kontrollida kosmose ilma, aga me saame õppida elama sellega. Ja see on valik, mida me peame tegema. Mitte kui üksikisikud, vaid kui liik. Sest järgmine suur torm tuleb. Mitte võib-olla, kindlasti. Küsimus on ainult millal. Ja kui see tuleb, määrab meie vastus. Mitte tormi tugevus. Kui hästi me elame üle. Carrington elas üle oma tormi. Sest 2859 aastal ei olnud elektrivõrke, satelliite, GPS-i. Kahjud olid piiratud, aga täna on meil kõik see ja rohkem. Ja seetõttu on meil rohkem kaotada, aga ka rohkem võita. Sest kui me õpime, kui me ehitame, kaitseme, valmistume, siis me pole ainult ellu jäänud. Me oleme arenenud. Me oleme muutunud liigiks, kes ei ela lihtsalt planeedil, vaid liigiks, kes mõistab planeeti, kes mõistab tähte, kes mõistab oma kohta kosmoses. Ja see on midagi väärtuslikku. Sest lõppkokkuvõttes pole teadus ainult faktide kogumine. See on viis mõista, kes me oleme. Me oleme tähtede lapsed, sündinud supernova tuhast, soojendatud päikese valgusest, kaitstud magnetvälja kilbiga. Aga me oleme ka insenerid, ehitajad, ellujääjad. Ja kui järgmine torm tuleb, ja ta tuleb, siis me seisame vastamisi. Mitte hirmuga, vaid ettevalmistusega. Mitte abitult, vaid teadmisega. Mitte üksinda, vaid koos. Sest me oleme õppinud midagi olulist. Et päike pole vaenlane. Ta on lihtsalt päike.
ja meie ülesanne pole võidelda loodusega, vaid õppida elama selle sees. 18. jaanuari 2026 oli meeldetuletus. Päike on ärkvel, tsükkel jätkub ja me oleme osa sellest tsüklist. Aga me pole abitult ohvrid, me oleme teadlikud osalejad ja see teeb kogu vahe. Järgmised kuud toovad rohkem spiškaid, rohkem torme, rohkem väljakutseid, aga nad toovad ka rohkem teadmisi, rohkem andmeid, rohkem mõistmist. Ja iga päev, mil me õpime, on päev, mil me muutume tugevamaks. Mitte tugevamaks kui päike, see on võimatu, aga tugevamaks, kui me olime eile. Ja see on piisav. Sest evolutsioon pole võidujooks, see on maraton ja me oleme alles alguses. Päike on põlenud 4,6 miljardit aastat. Inimkond on eksisteerinud 2000 miljonit aastat. Tsivilisatsioon umbes 10 000 aastat. Ja kosmosetehnoloogia vähem kui 100 aastat. Me oleme beebid kosmilises ajakava, aga me õpime kiiresti. Ja kui me jätkame õppimist, kui me jätkame ehitamist, koostööd, valmistumist, siis võib-olla ühel päeval, kaugel tulevikus, vaatavad meie järeltulijad tagasi ja ütlevad. Nad elasid ajal, mil päike oli ohtlik, aga nad ei põgenenud, nad ei ignoreerinud, nad õppisid ja nad ehitasid maailma, mis suutis taluda tähte. Ja see oleks pärand, mille üle uhke olla. Aga see algab täna. Jaanuar 2026. Päike on ärkvel ja me peame olema samuti. Mitte hirmust, vaid tarkusest. Mitte seetõttu, et meil pole valikut, vaid seetõttu, et meil on. Me võime valida ignoreerida, võime valida õppida. Me võime valida olla ohvrid, võime valida olla ellujääjad. Me võime valida karta päikest, võime valida mõista teda. Ja see valik, see väike igapäevane valik määrab meie tulevikku. Mitte ainult kui üksikisikud, vaid kui liik. Sest me oleme liik, kes vaatab üles, kes küsib küsimusi, kes otsib vastuseid. Ja see teeb meid inimesteks. Päike ei küsi küsimusi, ta lihtsalt põleb. Aga me küsime ja me õpime. Ja see on meie jõud. Jaanuar 2026. Päike ründab, aga me oleme valmis. Mitte täielikult, mitte täiuslikult, aga piisavalt. Ja homme me oleme veidi valmimad. Ja ülehomme veelgi. Ja nii päev päeva haaval me ehitame tulevikku. Tulevikku, kus me elame harmoonias tähtega, mis annab meile elu. Isegi kui see täht mõnikord meile meelde tuletab, me pole kontrollis. Aga me oleme teadlikud ja see on piisav. Aga mis me tegelikult teame? Pärast kõike, pärast satelliitide, mudelite, ennustuste, kui ausalt vaadata, siis me teame üllatavalt vähe. Me teame, et päike on plasma, aga me ei tea täpselt, kuidas see plasma liigub tema sügavuses, kus rõhk on 200 miljardit korda suurem kui maa pinnal ja temperatuur on 15 miljonit kraadi. Me teame, et magnetväli tekib, aga täpne mehhanism, kuidas täpselt diferentsiaalrotatsioon loob dünaamo, kuidas täpselt magnetjooned tõusevad, miks täpselt nad purunevad, on endiselt osaliselt müsteerium. Me teame, et spiškad juhtuvad, aga me ei suuda ennustada täpselt millal. Isegi kõige paremad mudelid annavad ainult tõenäosusi. 60%, 70%, mitte kunagi 100%. Ja see pole teaduse ebaõnnestumine, see on looduse olemus. Sest päike pole masin, ta on kaootline süsteem. Ja kaootilistes süsteemides, nagu ilmas, nagu majanduses, nagu elus, on alati ebakindlus. Väikesed muutused algustingimustes võivad põhjustada tohutu erinevuse tulemuses. Liblika efekt. Üks magnetjoon, mis keerdub veidi teisiti.
üks plasmavool, mis liigub veidi kiiremini. Ja äkki 2 nädalat hiljem on Vspiška 2 korda võimsam. Me ei saa seda ennustada. Me saame ainult vaadata ja õppida. Ja võib-olla see ongi kõige olulisem teadmine, et on piirid sellele, mida me saame teada. Kvantfüüsika õpetas meile seda juba 100 aastat tagasi. Heisenbergi ebamäärasuse printsiip. On asjad, mida me ei saa samaaegselt täpselt teada. Mitte seetõttu, et meie instrumendid pole piisavalt head, vaid seetõttu, et loodus ise on ebamäärane. Ja võib-olla päike õpetab meile sama õppetundi suuremas skaalas. On asjad, mida me ei saa ennustada. Mitte seetõttu, et me pole piisavalt targad, vaid seetõttu, et need on olemuslikult ettearvamatud. Ja see pole põhjus loobuda. See on põhjus muuta lähenemist. Sest kui me ei saa ennustada täpselt, siis me peame valmistuma üldiselt. Mitte ühe stsenaariumi jaoks, vaid kõigi stsenaariumide jaoks. Mitte küsides, millal järgmine torm tuleb, vaid kas me suudame taluda tormi, kui ta tuleb. See on paradigma muutus ja see on raske, sest inimesed armastavad kindlust. Me tahame teada, mis juhtub. Me tahame kontrollida tulevikku. Aga universum ei paku kindlust. Ta pakub ainult tõenäosusi. Ja meie ülesanne on õppida elama ebakindlusega, mitte hirmuga, vaid tarkusega. Teadlased teavad seda. Nad elavad ebakindlusega iga päev. Iga eksperiment on küsimus, millele nad ei tea vastust. Iga mudel on hüpotees, mis võib olla vale. Aga nad jätkavad. Sest teadmine, isegi ebatäielik teadmine, on parem kui teadmatus. Ja aedlaselt, väga aedlaselt, pilt muutub selgemaks. 20 aastat tagasi me ei teadnud, et päikese koroon on struktureeritud magnetiliste metsadega, kõrgete, kitsaste joonte, mis ulatuvad 1000 kilomeetreid üles. 10 aastat tagasi me ei teadnud, et päikese tuul kiireneb tänu alfeeni lainetele. 5 aastat tagasi me ei teadnud, et päikese poolused on kaetud väikeste magnetiliste keeristega. Ja täna me õpime, et päikese tsükkel pole 1, vaid 2 kattuvat tsüklit. Et maksimum pole 1 hetk, vaid pikk periood. Et vspiškad võivad tulla lainetes, mitte üksikult. Iga avastus muudab pilti, aga pilt pole kunagi täielik. Ja võib-olla ta ei saagi olla täielik, sest päike on 4,6 miljardit aastat vana. Ja ta muutub pidevalt. Iga sekund ta põletab 400 miljonit tonni vesinikku. Iga sekund ta kaotab 4 miljonit tonni massi, muudetud energiaks, vastavalt Einsteini võrrandile E võrdub M korda C ruudus. Ja see energia kiirgub välja, läbi kosmose, läbi meie atmosfääri, läbi teie naha. Praegu, sel hetkel, voolab teie keha läbi umbes 100 miljardit neutriinot, osakesi, mis sündisid päikese südames. Nad läbivad teid, läbivad maad, jätkavad teekonda läbi universumi ja te ei tunne midagi. Sest neutriinosid on peaaegu võimatu tuvastada. Nad ei reageeri peaaegu millegagi. Nad on nagu kummitused, olemas, aga nähtamatud. Ja see on veel üks meeldetuletus, et reaalsus on palju rikkalikum kui see, mida me tajume. Me näeme valgust, aga valgus on ainult väike osa elektromagnetilisest spektrist. Raadiolained, mikrolained, infrapuna, ultraviolett, röntgen, gammakiired. Kõik see on valgus, aga meie silmad ei näe seda. Me tunneme soojust, aga soojus on ainult aatomite liikumine. Ja aatomid on peamiselt tühi ruum. Elektronid tiirlevad tuumiku ümber, aga vahemaa nende vahel on tohutu. Kui aatom oleks jalgpallistaadion, oleks tuum väiksem kui tera. Me oleme peamiselt tühi ruum ja ometi me tunneme end tahkena. Reaalsus on imelik ja mida rohkem me õpime, seda imelikumaks ta muutub. Kvantfüüsika ütleb, et osakesed võivad olla 2 kohas korraga, et vaatlus muudab reaalsust, et 2 osakest võivad olla põimunud, seotud viisil,
mis rikub meie intuitiivset arusaama ruumist ja ajast. Ja kosmoloogia ütleb, et suurem osa universumist on nähtamatu. Tume mateeria, 5 korda rohkem kui tavaline mateeria, aga me ei tea, mis see on. Tume energia, 3 korda rohkem kui kõik mateeria kokku, aga me ei tea, mis see on. Me elame universumis, kus 95% on müsteerium. Ja ometi me jätkame küsimist. Sest see on see, mis teeb meid inimesteks. Mitte see, et me teame vastuseid, vaid see, et me küsime küsimusi. Ja päike, meie täht, meie elu allikas on üks suur küsimus. Miks ta on just sellise suurusega? Kui ta oleks 10% suurem, oleks ta põlenud liiga kiiresti. Elu ei oleks jõudnud areneda. Kui ta oleks 10% väiksem, oleks maa liiga külm. Ookeanid oleksid jäätunud. Miks maa on just õigel kaugusel? Kui me oleksime 5% lähemal, oleksime nagu Veenus, kuuma maja, kus vesi aurustus ammu. Kui me oleksime 5% kaugemal, oleksime nagu Marss, külm kõrb, kus vesi on jääs. Miks maal on magnetväli? Tänu sulale raudsüdamikule, mis pöörleb, luues dünaamo. Aga Marss kaotas oma magnetvälja miljardeid aastaid tagasi ja koos sellega kaotas ta atmosfääri. Päikesetuul puhastas selle minema. Ilma magnetväljata poleks maal atmosfääri. Ilma atmosfäärita poleks vett. Ilma veeta poleks elu. Me elame tänu juhuste ahelale, mis on nii ebatõenäoline, et see tundub peaaegu võimatu. Ja ometi me oleme siin ja me vaatame üles ja me küsime, miks? Ja universum ei vasta, sest universum ei räägi. Ta lihtsalt on. Aga me jätkame küsimist, sest küsimine on meie olemus. Ja võib-olla vastus pole oluline. Võib-olla küsimus ise on oluline. Sest küsimus hoiab meid uudishimulikuna. Küsimus hoiab meid õppimas. Küsimus hoiab meid elavana. Ja see toob meid tagasi jaanuari 2026. Päike plahvatas. Massipurse tabas maad. Magnetväli väris. Satelliidid said kannatada. Inimesed tundsid mõju. Aga me elasime üle. Mitte seetõttu, et me olime täiuslikult valmis, vaid seetõttu, et me olime piisavalt valmis. Ja see on õppetund. Me ei pea olema täiuslikud. Me peame lihtsalt olema piisavalt head. Piisavalt targad, et ehitada hoiatussüsteeme. Piisavalt ettenägelikud, et kaitsta kriitilisi süsteeme. Piisavalt alandlikud, et tunnistada, mida me ei tea. Ja piisavalt julgeid, et jätkata vaatamata ebakindlusele. Sest ebakindlus on elu osa, mitte viga, vaid omadus. Tulevik on alati ebakindel. Homme võib tulla torm või ei tule. Järgmine aasta võib tuua Carringtoni tüüpi sündmuse või ei too. Me ei tea. Aga me saame valmistuda ja me saame õppida ja me saame ehitada. Ja iga päev, mil me seda teeme, on päev, mil me muutume veidi tugevamaks. Mitte tugevamaks kui päike, aga tugevamaks, kui me olime eile. Ja see on piisav. Sest elu pole võidujooks. See on teekond. Ja teekond pole kunagi täielik. Alati on veel üks mägi ronida. Alati on veel üks küsimus küsida. Aga see on ilus. Sest kui kõik vastused oleksid teada, mis mõte oleks elada? Kui kõik oleks kindel, mis mõte oleks püüelda? Ebakindlus teeb elu huvitavaks ja küsimused teevad elu mõtestatud. Ja päike, meie täht, meie küsimus jätkab põlemist. Veel 5 miljardit aastat. Aeglaselt paisudes, aeglaselt kuumenedes ja lõpuks kaugel tulevikus, muutudes punaseks hiiglaseks, neelates Merkuuri, Veenuse, võib-olla Maa. Aga see on 5 miljardit aastat eemal. Ja 5 miljardi aastaga võib juhtuda palju. Võib-olla inimkond on siis ammu kadunud. Või võib-olla me oleme arenenud millekski, mida me ei suuda praegu ette kujutada. Võib-olla me elame siis teistel planeetidel, teiste tähtede ümber, teistes galaktikates.
Või võib-olla me oleme õppinud elama harmoonias päikesega, kasutama tema energiat täielikult, kaitsma end tema tormide eest, isegi juhtima tema käitumist. Me ei tea. Aga me teame ühte, et tulevik pole kirjutatud, see on loodud. Iga otsus, mida me täna teeme, kujundab homme. Iga küsimus, mida me küsime, avab ukse. Iga vastus, mida me leiame, toob uusi küsimusi. Ja see on ilus, sest see tähendab, et me pole lõpetatud. Me oleme protsessis. Evolutsioon pole lõppenud, ta jätkub. Mitte ainult bioloogiliselt, vaid ka kultuuriliselt, tehnoloogiliselt, intellektuaalselt. Me oleme liik, kes õpib. Ja õppimine pole kunagi lõppenud. Jaanuar 2026 on üks õppetund. Üks peatükk pikkades raamatus. Aga raamat jätkub. Ja me oleme need, kes kirjutavad seda. Mitte üksinda, vaid koos. Üle piiride, üle kultuuride, üle põlvkondade. Sest me oleme kõik samas loos. Loos liigist, kes vaatas üles ja küsis, mis see on? Ja kes ei lõpetanud küsimist. Isegi kui vastused olid rasked. Isegi kui tõde oli ebamugav. Isegi kui tulevik oli ebakindel. Me jätkasime ja me jätkame. Sest see on see, mis teeb meid inimesteks. Mitte see, et me pole haavatavad, vaid see, et me tunnistame oma haavatavust ja jätkame ikkagi. Mitte see, et me teame kõike, vaid see, et me tunnistame oma teadmatust ja õpime ikkagi. Mitte see, et me kontrollime universumit, vaid see, et me mõistame oma kohta selles ja elame ikkagi. Ja päike jätkab põlemist, ükskõikselt, hoolimatult, lihtsalt järgides füüsikaseadusi. Aga me pole ükskõiksed, me hoolime ja see teeb kogu vahe. 18. jaanuari 2026 päike plahvatas ja me vaatasime ja me õppisime. Ja homme, kui ta plahvatab uuesti ja ta plahvatab, me vaatame uuesti ja me õpime uuesti. Ja nii, päev päeva haaval, spiška spiška järel, torm tormi järel, me ehitame mõistmist. Mitte täielikku, mitte täiuslikku, aga piisavat. Piisavat, et elada. Piisavat, et õppida. Piisavat, et jätkata. Ja see on kõik, mida me saame küsida. Mitte kindlust, mitte kontrolli, mitte täiuslikkust. Lihtsalt võimalust jätkata. Võimalust vaadata üles. Võimalust küsida. Võimalust õppida. Ja seda võimalust päike meile annab. Iga päev, iga sekund, iga vspiškaga. Ta annab meile valgust, ta annab meile soojust, ta annab meile elu. Ja mõnikord ta annab meile väljakutseid. Aga väljakutsed teevad meid tugevamaks. Ja nii me kasvame. Mitte vaatamata päikesele, vaid tänu päikesele. Meie täht, meie küsimus, meie õpetaja. Jaanuar 2026. Päike ründab ja me õpime. Ja see on piisav.